Tere kõigile, siin on The Aesthetic Project ja aeg on teha siis Q&A ehk siis vastata teie küsitud küsimustele. Teeme kordamööda vast. Teeme kordamööda. Nii, aga davai, ma alustan. Joosep Pillirov küsib, et Gymshark versus Alphalete. Minu jaoks Alphalete, sest et Alphalete'il on päris äge tiim. Et Gymshark on hästi selliseks, kuidas ma ütlen, hästi kommertsiks läinud kätte, et Alphalete'il on lips, et on student aesthetics ja sellised rohkem mulle sümpaatsed. Ja ma ise ütleks ka Alphalete, et Gymshark alguses vaatad oligi nagu representis inimesi, kes just selle jõusaaliga tegelevad, aga nüüd ta on nagu sellist haarangut või haret siis üritab laiendada, et viimasel ajal need riided ka Alphalete teeb pigem ilusamid. No samas Gymsharkil on nagu kiitus, et ta on ikkagi megabrändiks kujunemas, et see on päris hull. Ja, aga Joosepil on veel üks küsimus, et lemmikharjutus Big Fourist, et ma eeldan, et see on siis kükk, tõmme, surumine ja ütleme, et OHP siis vist. Kas lõuatõmme või OHP, ma eeldan OHP vist. Ma võtaks ka pigem selle. Kükk. Ma võtaks OHP, ma arvan. Voova Kraus küsib, et kas olete kunagi mõelnud, et jätate pooleli treenimise? Pooleli tähendab, et nüüd on kõik, lõpetame ära, et seda kindlasti olen mõelnud, et on olnud sellised hetked, kus tahaks võib-olla vahest midagi muud teha. Et minna mängida Sunday League'i veits või mida iganes, et aga otseselt ei ole. Mul on sama, et praegu vähemalt ma tunnen, et mingil näol see fitness ja jõusaal on mu elus nagu igavesti, et ei ole sellele mõelnud. Marilyn Martin küsib, et millal Mikko lavale läheb. Tegelikult ma vaatasin, et te olete päris palju seda küsimust küsinud ja ega ma ei oskagi teile vastata, sest ma ei tea isegi. Et sellega on see, et kuna mul on soov minna küll millalgi võistlema, aga kuna ma ei ole veel otsustanud täpselt millal, siis ma ei hakka ka mingit sellist kuupäeva või aega välja ütlema, et ma pigem ma annan teile teada siis, kui ma ise tunnen, et ma olen nagu valmis. Siis kui nädal mingi võistlus on jäänud, siis mõte ütleb, et nii, et mitte päris nii, aga ühesõnaga, kui ma olen otsustanud, et ma lähen, siis te olete esimesed, kes kuulevad seda. Okei, võib-olla Mink on esimene, aga te olete teised. Siis ma olen ta juba vormi treeninud tõmmad. Ja see on mõistlik, et anda aega ja mõelda läbi enda jaoks. KT Abrams, Kentor Abrams küsib, et mis erialaga igapäevaselt tegelete. Mina tegelen meediaga põhiliselt, meedia tootmisega ja siis natukene turundust ja reklaam ja sellised asju. Mina tegelen telekommunikatsiooniga, ehk siis side ja meedia teenused, kui see ütleb teile midagi. Nii, Brunchik küsib, kui saaksite teha trenni ükskõik kellega, siis kes see oleks? Võib-olla mul on üks on kindlasti, kellega tahaks teha trenni, on Bryce Lewis, kes on siis üks maailma kõige tugevamatest jõutõstjatest oma kaalukategoorias. Ja hästi selline huvitav vend, et üks ideaalse tehnikaga lifter ja üldse väga tark. Bryce Lewis, siis mõni oma kunagine iidol äkki Lee Priest. Ja kellega võiks veel teha? Mingid bodybuilderid või? Tegelikult kui üldse niisama trenni teha, siis mul teeks hea meelega kas David Beckhami või Cristiano Ronaldo veel trenni. Täitsa nagu väljaspool seda, et läheks kõksiks palli natuke David Beckhamiga. Mina teeks trenni, ma arvan, et Jeff Nippard oleks selline huvitav, siis Steve Cook ja võib-olla keegi legendaarsetest bodybuilderitest, ma arvan, et Kai Green oleks äge.
ma arvan, et tema jutt oleks huvitav kuulata ja tema... Siis kui sa temaga ükskord trenni ära teed, siis sa teed ainult 30 reppi trennis ja ainult tunnetad, et just. Nii. Kerli Lang küsib, et praegune lemmik harjutus jõusaalis. Mulle endale meeldib väga plokilt ülevalt tõmme selle neutraalse haardega. Mis haare, mis on siis käed on seda pidi ja siis mitte nagu niimoodi täitsa kitsalt, aga natuke kitsalt. Et seal Krissus on täpselt siuke mingi imelik pulk, mida kuskil mujal ole. See on siuke... Ma tean, millest sa mõtled. Mul on, ma arvan, et ei tea, mul on päris palju lemmikuid, aga viimasel ajal ma olen Rumeenia jõutõmbeid uuesti tegema hakanud, et ma arvan, et praegu ma ütleks selle. Mark Metsheim küsib, et oleks teil äkki bulking tippe? Sööge, tehke trenni, aga ärge liiga palju ka sööge. Ma arvan, ütleks, et ega söömisest midagi kasvama ei hakka, et te peate järgima plaani. Ühesõnaga lihtsalt teostama igapäevaselt, mitte igapäevaselt, aga lihtsalt järjepidevalt tegema trenni nii, et te saaksite tugevamaks, paremaks, vastupidavamaks. Sellel ajal lihtsalt jälgige oma toitu ja... Ma arvan, et võib-olla eesmärgid püstitada, aga eesmärgid võiksid just sellised või tähendab mingisugused numbrilised eesmärgid. Teil peab kindel plaan olema, kuidas te liigute nagu trennides, et seda lihtsalt lahmimist, et lähete, sööte hästi palju ja teen suutlikkuseni trenni, et see ei ole nagu, teil peab olema mingi kindel, mingi 3 kuu plaan, et kuidas ma liigun täitsa, siuke, et siis see on kõige parem. Keijo Jorgve küsib, et kas te saaksite Rainerile kasti nokot saata, et King Rainer. Ütlen ausalt, et ei saa, sest et mul hetkel endal ei ole. Sul pole ka, vaatan siin Rainersil on arvutilaua peal rohkem nokot, kui mul praegu kapis on. Ta võiks hoopis meile saata. Andero Aav küsib, mis vahe on lean bulkingul ja bulkingul? Ma arvan, see vahe on võib-olla siis selles tempos, kus sa kaalu juurde võtad. Et lean bulkingu eesmärk on seda võtta seda nii-öelda kvaliteetset kaalu juurde, ehk siis võimalikult palju lihasarvelt, võimalikult vähe rasvaarvelt. Jah, see oli vist optimaalne lean bulkingu selline tempo on kas 0,5% või 1% teha teie enda siis kehamassist kuus, mis võib siis minu puhul jääks sinna 800 grammi juurde kuus. Sander SV küsib, kas Mikol on plaan 2018 lavale astuda? Kaida vastasime sellele küsimusele ja kas selle aasta sees ma ei oska öelda kahjuks. Aga üks küsimus on veel, et kuidas meeldis Oti raamat Visa hing, et ma arvan, et see on sulle küsimus, et ma hetkel loen ühte teist raamatut ja sinna ma veel pole jõudnud, et kuulaks Miku review'd. Ma lugesin täna niimoodi pikkade lendamiste peale läbi. Mulle meeldis küll jah, sest et kui sa tegeled selle spordiga, siis ma arvan, et sul on nagu väga palju lugemist seal. Küll aga inimesed, kes võib-olla ei saa sellest spordist nii hästi aru, võib-olla neil on natuke võõras lugemine, kuna seal on hästi palju selliseid kulturismiga seotuid nii-öelda termineid, mille samas ta ka seletab lahti seal raamatus. Siis ma ütlen, et hea raamat on see, mis on huvitava raamatu, sa ju loed hästi kiiresti läbi ja ma lugesin selle raamatu vist põhimõtteliselt 2 lennuga läbi, et võib öelda, et oli ikka huvitav. Emiri Laur küsib, et see ma enne uurisin, see on ka üks kõige siuke parem küsimus võib-olla, kui on paremad küsimused. Kuidas leida info üleküllusest tõde, et mis allikaid võib kindlalt usaldada? Siin alal on üldse mingeid tõdesid või? See on ka raske nüüd defineerida, kas siin on mingid kindlad tõde, aga hea küsimus. Põhimõtteliselt, kui sa oled eestlane, siis on selline raamat olemas nagu Indrek Otsuse kulturism. Ja kui rääkida nüüd fitness-alaselt, mis on mingid tõed, mida tuleks järgida, mida on mõistlik järgida, siis minu arust, kui sa loed selle raamatu läbi 1, 2, 3 korda, siis sa hakkad väga hästi aru saama sellest. Ja nüüd, kui sa toetud sellele, mis sa sealt raamatust lugesid ja võrdled seda infot, mis su kõrva jõuab, siis ma arvan, et mis rohkem kattub selle raamatuga, seda tõesem see on, et Ja muidugi ei saa unustada seda, et seda kõike peab ka praktiseerima. Jah, et see peab praktikas ka nagu toimima. Aga kindlasti üks koht, kus saab vaata, kui Jeff Nippard teeb oma science-based videosid, siis ta paneb alati uuringud alla. Ja see on mingi ülikooli leht vist, kus on mingid uuringud ja asjad. Ja samuti, et kui keegi
ütleb midagi info põhjal, kui see on Science-Based, siis ta paneb sinna alla siis need kohad, kus ta leidis seda infot. Ja kui sa lähed ise uurid seda infot, neid uuringuid, siis ma arvan, sa saad nagu leida selle õige koha. Miks selles suhtes ise peab aktiivne olema ja nagu otsima ja kõrvutama ja vaatama, mis tundub enam-vähem selline loogiline ja mis pluss muidugi praktikasse rakendama. Aga üks sait, mis ma ise veel välja tooksin, on examine.com, et see on selline ka toitumise treeningu kohta väga lihtsalt ja ka science-based informatsioon, et ka ma ise käin seda vahepeal lugemas, kui mul mingi küsimusi tekib, aga väga hea küsimus, Emili. Kes ülikoolis käivad, saavad ka mingit ProQueste ja selliseid andmebaase kasutada ja uuringutel kindlasti vaadake, kes on selle uuringu tellija, kui seal on nagu kirjas, eks kui te proteiini uuring, et mis proteiin kasvatab hästi kiiresti ja kui vastus on kaseiin ja siis selle tellija mingi optimum nutrition, siis ilmselgelt see on nagu mõistlik. Ragnar Evartov küsib, küsiks ka, et kuna Mikol plaan lavalaudu vallutama minna, kinda vastasin ära selle. Anna-Liisa Joandi, kuidas hoida motivatsiooni? Ma arvan, et see on ka üks paremaid küsimusi siin ja ütleks, et motivatsioon on selline asi, mis tuleb ja läheb, aga ma arvan, et kõige tähtsam on see, et te panete omale, kõigepealt mõtlete, miks te midagi teete, panete omale mingi suurema eesmärgi ja siis mõtestate selle lahti, et mis ma nüüd tegema pean, et selle eesmärgini jõuda, panete nüüd veel väiksemad eesmärgid omale ja siis see peakski teid juba enam-vähem niimoodi rajal hoidma ja motivatsiooni siis üleval hoidma. Mul endal on ka tegelikult olnud viimasel ajal just peale neid võistlused, kuna ma tegin hästi pika võistluspausi, ma olen natuke sellega kokku puutunud ja isegi võistlusdieedi lõpus tegelikult, ega mul ei olnud otseselt tahet trenni teha. Ma ei tahtnud trenni teha, aga oli kuidagi selline, kuidas ma ütlen, sa pead ennast, kui motivatsiooni ei ole, siis see ei tähenda, et sa ei pea seda tegema, vaid sa ikkagi sunnid ennast, kui see on sinu jaoks tähtis. Ja ma ei teagi, kõike ei saa teha tänu sellele, et sul nagu mingi motivatsioon midagi teha, et ma arvan, et pooled asjad elus on siuksed, et sul väga nagu ei ole moti seda teha, aga sa teed ikka ära. Just, et vahepeal on ka selliseid hetki, et kus tuleb lihtsalt minna ja teha. Ja kindlasti, mis muidugi aitab, on see, et kui te üritsete ennast inimestega, kes sama asja taga ajavad või jälgite inimesi sotsiaalmeedias või vaatate meie kanalit, et siit peaks juba motivatsioonipauk tulema. Sloot küsib, et millal selle 1000 push-up challenge ära teeb, et see on 6 laiki ka saanud. Inimesed tahavad ikkagi näha seda, me tegime ära. Just lõpetasime, aku oli tühi. Aku oli tühi ja üldse jube kahju. Kahju, jah. Mikk pidi selle suurema flanelli selga panema, pump oli nii suur, et eelmine ei mahtud selga. Rinnalihase peale tulid need venitsarmid ja kõik jutud. Nii, Kasper Tafenau küsib, et kas on olnud mõte fitnessist loobuda? Kinda see küsimus oli, aga ei ole. Ma olen mõelnud tegelikult ja sest ma olen mõelnud nagu võib-olla pausi teha või midagi muud nagu teha. Fitness on nii lai mõiste, fitness on lihtsalt enda heas vormis hoidmine ja siis ta isegi kaldub ka teistele spordialadele. Et fitnessist loobuda, trennist tegemisest kindlasti mitte loobuda, aga võib-olla küll jah, mul on olnud vahest mõte, et teeks midagi muud, et teeks 2 korda nädalas jõusaal ja teeks 2 korda nädalas midagi muud, mida iganes. Veel ma ei ole jõudnud selleni. Tiim Veedam küsib, kes on olnud suuremad iidolid, motivaatorid? Ma pean ütlema, et kui Mikk preppis, siis ta oli mingil määral ikka päris suur motivaator jõusaalis pingutama, et kui sa vaatasid, et isegi tema sai kuivaks, see kõik võimalik. See on hea point, aga ma ei teagi. Ma räägin, et mind motiveeris selle spordiga tegelema üldse Mikk Raudsepp kõige alguses. Siis ma hakkasin tegema seda kulturismi asja, siis pärast seda lihtsalt ongi, et jooksvalt, et kindlasti sul mingid kulturistid või üldse nagu spordis keegi, et keda sa jälgid, et kes motiveerib, aga ma ei tea, raske öelda. Ma pole kunagi niimoodi väga hullult nagu motivatsiooni kuskilt väljast otsinud, et kuidagi ennast on mingi asi nagu surnud tegema. Te arvate siis Greg Blittist, Greg Blitt. Mina ei ole tema suur selline
suur selline jälge kunagi olnud, et ta sai enne otsa, kui ma väga jälgima suutsin hakata. Ma ise ka olen üsna vähe kokku puutunud, natuke ma vaatasin ta neid motivatsiooni videosi enne siis tema hukku, aga pigem ka vähe kokku puutunud. No ta oli siuke hull motivaator, et ma pole kunagi neid motivatsioonivideoid mitte mingil tasandil jälginud, et ma tean, meil on ka öeldud, et tehke motivideo vaata, et aga ma kuidagi ise ei ole kunagi selle väga fänn olnud, et sellega on see, et jah, kuidagi sa kui sa hakkad pingutama, siis sa tuleb selline cringe või nagu kui sa hakkad tegema täpselt sellist mingit classic motivation videot, pigem on see, et kuidagi ma ei tea, kokku panna mingitest varasematest asjadest ja igatahes, see selleks. Aga selles mõttes Craig Pitt muidugi au ja kiitus talle, sest tänu temale on kindlasti väga paljud inimesed oma elustiili ja vormi suutnud muuta, et selles mõttes väga props talle. Harri Kattel küsib, et näpunäiteid, nõuandeid lihasmassi kasutamisel. Jälle suht sama nagu see Palking vasta, et teil peab olema kindel eesmärk, kindel plaan ja te peate seda järjepidevalt täitma. Ehk siis progressive overload. Jah, progressive overload ja lihtsalt ajapikku raskuseid suurendama, käima trennis täpselt nii palju, kui sa pead käima seal. Et kui sa üle lased asju, siis ei tule ka seda lihasmassi. Just, nii palju tööd, kui sa siis ei pane nii palju, kui sa tagasi saad. Piia küsib, et kuidas Mikul reisil olles vaimselt toitumisega oli, kas keris kuidagi meeleolu alla ka see kõik ja segas lõõgastumist ja kuidas kaalule mõjus? Vaimselt toitumisega mul ei saanud midagi vaimselt olla, sest ma ei jälginud midagi selles suhtes. Et vaimselt nägid, kuidas sa paisusid, aga ma ei usu, see ei mõjutanud väga vaimselt jah, et mul oli üsna ükskõik reisil olles. Ja ei, ma ei tea, ei seganud lõõgastamist, sest et oleks ma siis olnud kuidagi jällegi dieedil või mida iganes, et ma ei olnud, et mul oli nagu täiesti tee, mis tahad. Mul on nii meeles, kuidas mingi keset reisi just Face'is rääkisime ja siis ma küsisin, et kuidas on, ütles, et täiega hea, et makros ei pea lugema ja raha ei pea lugema. Kahte tähtsat asja ei pea lugema. Et kindlasti, kui keegi on reisil olles dieedil, siis ma arvan, et see väga segab lõõgastumist, et mul sellist asja ei olnud, et kaalule mõjus, kaal tõusis, ilusti tõusis. Liikus seal suunas, kus ta pidi liikuma. Nii, Peeter Kaus küsib, et kui tihti teete bodyweight harjutusi oma tavalises treeningkavas peale lõuatõmmet ei tee? Ja ma ise ka pole päris ammu teinud, et kunagi tegin tegelikult isegi mingi rinna finisherina, tegin kätega väärdusi vahest ja siukseid asju, aga ma pole päris ammu teinud siukseid asju. Ainult push-up'id ja muide, mis pole isegi üldse nagu halb mõte, kui te teete mingi superseeriad ja asju, aga mul endal jah, ka eriti ei, hetkel mitte. Andero küsib, et kuna 20 000 challenge tulekul, jutt on siis kaloritest. Mulle ei tule, mitte kunagi. Ma olen mõelnud, et teeks, aga no mitte nii pea ja ma ei tea, võib-olla võtaks 15 esialgu ette. Et kui ma olen üldse rääkinud challenge itest, siis ma olen mõelnud selle peale, et sööd 10 000, põletad 10 000 vaata. Või siis teha 10 000 cleanilt vaata. Et 2 tükki, mis ma olen mõelnud, aga ei, ma eriti ei taha neid 1000 challenge'id teha tegelikult koos olla. Vastupidi äkki, kui vähe on võimalik süüa. Kas miinustesse saab? -5000 challenge. Argo Raudvee küsib, et kas olete kuulnud street workoutist, kui jah, siis kuidas suhtute? Ikka oleme kuulnud. Jutud käivad hinna peal, et ise ei ole proovinud, hetkel ei tundu ka minu asi, aga see ka selline jälle fitnessi viis, et mõnele tundub selline jõusaalitreening monotoonne, et neile võib-olla see street workout ja vabas õhus olemine on selline meeldivam tegevus. Kui ma liikusin jalgpallilt jõusaali peale, siis ma ei jõudnud lõuga tõmmata ja ma hakkasin niimoodi lõuga tõmbama, et ma käisin jooksmas ka nagu ikkagi jalgpalli kõrvalt, ma hakkasin jooksmas, käisin kogu aeg, et ma nagu jooksu tegin suht tihti edasi ja peale jooksmist siis hakkasin lõuatõmbeid tegema niimoodi, et alguses tegin 10x2, siis tegin 8x3
siis mingi 7x4, kuni ma jõudsin mingi 5x5 ja siis hakkasin jälle 5x6 ja niimoodi edasi. Põhimõtteliselt peale igat jooksu tegin vastavalt siis sellele struktuurile lõuatõmbeid. Palju praegu tuleb? Ma arvan, et see on seal seisnud seal paar aastat kuskil number 10-12 juures äkki. Kaur Joosep, M. Kas teil tuleb ette ka selline olukord, kui te pole pestud oma shakerit ja see on mõne aja seisnud ning kui te selle avate, siis on tunda tugevat hapukapsa lõhna? Väga jõuluteemaline küsimus. On sul sellist hetke ette tulnud? Mul hapukapsa lõhna ma pole siiani tundnud, äkki tal on mingi uus valk, mis on nagu kapsa maitseline. Oi joo, praekapsa või valkne. Seda kassid ostaksid. Aga ei, sihukest on olnud ikka jah, ja siis... No hetkel ma shake'i ei joo, et ma ei ole ammu. Jah, tegelikult miks me ei tunne seda ongi, et me ei joo shake'e. Pluss mul on praegu nina kinni, et ma arvan, et ma ei tunneks seda hapukapsa lõhnaga. Kaur küsib, et kuule antakse valida, kas kohting oma unistuste naisega või treening Arniga, siis mis harjutust teeksid esimesena? Seda, et võtan Arnoldi, võtan kukile ja siis teen neid sääre siirdusi. Ma arvan, et ma hüppaks ka kukile, siis teeks kõik koos. Sten Kirs, kellel tuli mõte YouTube'i kanal teha? Sihuke vastastikune vist. Et salajane soov YouTuberiks saada. Ammu juba mõlemal potis juba kees ja siis tuli lihtsalt see kokku panna. Tuli jah, panna kokku. Sugar and spice ja everything. Et jah, selles mõttes mõlemal oli see tahtmine ja mõte olemas ja siis lihtsalt üks hea treeningpäev viis meid kokku ja siin me nüüd oleme. Siis läks 1,5 aastat aega, et intro valmis teha ja siis sai juba YouTube'i videod hakata tegema. Senikaua tegime sahtlisse videosid. Nii, Instagramis siis viimane küsimus, et Tannikas 1 küsib, et kas olete võimelised sooritama muscle up'i? Ei. Et Insta küsimused on ühel pool, et veidi on meil neid seal Facebookis ka. Et võtame ka need kohe ette. Jana Pilman Maria Sauter küsib, et mis olid teie suurimad saavutused sel aastal? Kanali koha pealt number 1 kindlasti Meetup ja siis kanali subscriberite tõused saime 2000 saime nüüd suht hiljuti täis. Ja see 2000 jah. Me saime just 300 000 vaatamist ka täis, et kanali wise on need võib-olla süksed. Paneme siia selle muusika, et kus kõik lapsed sai üks aastane dieet tehtud ja üks võistlus võidetud ja Rumeenias käidud peksa saamas, aga see oli ka üsna siuke tore saavutus, mis oli 5 aastat oodanud ennast. Ma arvan, et mul võib-olla vormi koha pealt ka, et võistelnud küll pole, aga selles suhtes ma praegu olen hetke parimas vormis, et see on ka minu jaoks nagu suure saavutus ja nagu hea meel selle üle. Meil on nii tore, et meil käib kõik vastupidi, et sa oled oma elu parimas vormis. Nüüd ma olen oma elu halvivas vormis. Ei no kontrast peab olema. Ei peab ikka. Üks peab paksana, üks peab liinana. Sellepärast ma ei saagi veel hakata kattima, sest sa katid. Jan Werner Pulles küsib, et mis on olnud teie kõige awkwardim juhtum filmides? Ükskord tegime Otiga videot, see kus me torti sõime ja siis maitsesime ja siis tort oli söödud ja siis me mõtlesime, teeme kokkuvõtte. Ja siis rääkisime 6 minti, et mis me sellest tordist arvame, aga Mikk ei olnud mikrofoni sisse lülitanud ja siis me pidime mingi lihtsalt uuesti selle sama jutu rääkima seal 5-kesti. See oli siuke minulik tegevus. Nii, võtame järgmise. Siim Kinnas, mis on teie ultimate goal in life ja kuidas praegune tegevus selleni jõudmise kaasa aitab? Ka väga hea küsimus. Ma arvan, et ultimate goal on, ma ei hakka mingeid kindlaid asju välja tooma, no muidugi kõik tahavad, unistavad ja mingist tegevusvabadusest tegelikult seda, aga üldiselt ma arvan, lihtsalt olla rahul sellega, mis sa teed ja olla rõõmus, et ükskõik mis sa teed, et ma arvan 23 aastat võib-olla ei tea veel täitsa hästi, et mis see ultimate goal on, et see nagu ajas muutub, aga üldiselt tahaks nagu lihtsalt rõõmus olla ja midagi luua ja olla teistele kasulik ja aidata võib-olla kuidagi oma tegevustega teisi, et ma arvan, et see võtab selle asja hästi kokku.
Mikk, Alois Tapper küsib, et Mikk, et mis andis otsustava tõuke jalgpalli asemel jõusaali kasutuseks otsustada. Kas oled oma valikuga rahul? Kas ei teki vahepeal tahtmist uuesti jalgpallile pühenduda? Otsustava tõuke andis lihtsalt see, et ma läksin parem meelega jõusaali kui jalgpallitrenni. Ja vist sain aru, et ma ei ole nii hea jalgpallur, kui ma arvasin, et ma olen. Ehk siis vahest lihtsalt tuleb endale tunnistada, et ei ole mõtet. Sain aru, et tuleks nagu keskenduda teistele asjadele. Ma jalgpallile pühenduda uuesti, see ei ole võimalik selles suhtes, et arvestades mu keha füsioloogilist sellist, milline ma olen üldse hetkel peale 5 aastat kulturismitrenne, et see ei ole nagu jalgpallurile siuke omane, et niimoodi ei saa jalgpalli mängida. Et 90 minutit mina jooksta ei jaksa enam. Mark Metsein küsib, et millal võtta kreatiini? Pre-post pole vahet, miks? Ma soovitaks hommikul pudru sisse segada ja üldiselt ei ole vahet. Ma ise olen avastanud, et nagu enne aktuaalset kaamerat. Tegelikult, kui nüüd tõsiselt rääkida, siis ei ole vahet hommikul õhtul enne aktuaalset kaamerat, peale aktuaalset kaamerat. Peaasi, et lihtsalt selle 5 grammi sisse sööta ja elu on hea. Ära üle 5 grammi võtta ja siis lähevad kohe neerud katki. Neerutransplant tuleb teha poole aasta pärast. Ja, ma mäletan kunagi, ma arvasin, et sooja veega peab kreatiini võtma. Siis ma mingi hetk sain aru, et ei pea. Ma võtsin kunagi HC seda kreatiini, mis oli maitsega. Ja siis seal oli see lusikas. Ja ühesõnaga ma võtsin 2 lusikat, ma arvasin, et lusikas on 10 grammi. Tegelikult oli 20 grammi. Eks ma põhimõtteliselt sõin päevas mingi 3 grammi kreatiini vist nagu mingi reaalselt 6 aega järjest. Aga ma elan ikka, et ilmselt see ongi see, miks ma kasvama hakkasin vahepeal. Tegelikult oli veel see küsimus ka, ma ei mäleta kus kohas, aga et millal Tanel tuleb, kas on plaan teha? Nii, härra Oivaline küsib jõutus sellise küsimus, et mis sa arvad, kas seadsid algse eesmärgi liiga madala, ehk oleks pidanud võtma eesmärgiks MM-i. Sellel, mis eesmärgi ma oleks ükskõik võtnud, see oleks, ma arvan, muutnud lõpptulemust. Ehk siis, kui ma oleks MM-i eesmärgiks võtnud, ei oleks loonud eeldust mulle raske töö korral kasvatada 10 kilo lihast omale poole aastaga peale. Ehk siis eesmärk nagu alati ei muuda seda tulemust, eriti siin spordis, kui sul läheb nagu reaalselt arenguks vaja mingit 2-3 aastat. Ehk siis ei. Aga kindlasti, kui ma oleks arvestanud sellega, et ma pean MM-i tegema algselt, siis võib-olla ma oleks seda paremini planeerinud oma sellist vormi ajastamist või mida iganes. Ma ei leia seda küsimust. Ühesõnaga meilt küsiti, et millal me oma selle apparelli teeme. Joggerid ja tossud ja stringerid ja selline asi nõuab tegelikult natukene vaba raha. See mõte on meil käigus olnud. Ja, aga teate, pigem andke äkki te teada, et kas te oleksite sellised sellest suvitatud. Siis me saame edasi mõelda. Jah, me paneme hooende käima kohe. Hooend, jah. Ja tegelikult, kui te olete huvitatud, siis öelge, et mis esemest. Et kas, jah, on see riidese, äkki kohvitass, sussid. Sussid, ma ei tea, küki vöö. Koerte riided, mida iganes. Koera võtma. Ühesõnaga jah, andke teada, mida me võiks teha, kui me võiks teha ja kas te oleksite ostjad. Kas te oleksite ostjad, just nimelt. Aga sellega lõpetame selle Q&A ära, et tegelikult päris toredad küsimused olid koos ja loodan, et saite vastused, mida te ootasite ja kuidagi huvitavat teada või vähemalt saite meelt laotada, mis oleks nagu eriti teema. Vähemalt te vaatasite seda videot. Jah. Thank God. Ja kui te juba vaatasite ka, siis mingi vajutage seda like'i, äkki saaks soti täis. See oleks vinge. Yeah. See oleks vinge, et oleks tore sellist aastat. Teeme 2 sotti. Teeme 2 sotti, teeme kohe 3. Okei, igatahes.
kuulamast, aga aitäh teile vaatamast, mina lähen nohu ravima nüüd. teeb teed omale. Teeb teed omale. kohtume juba järgmises videos. Järgmises videos.